Erinevalt BMW-st, kes rabeleb niimoodi, et mootor ja rihm lõhki, et anda oma mudelitele täiesti uus olemus ja välimus, mis polnudki kuigi vanad, mängib Mercedes väga lihtsalt turvalist mängu, uuendades oma 2019 aastal ilmavalgust näinud GLE-d väikse faceliftiga, kuid see facelift tundub olevat ka selline, nagu oleks auto fail arvutis lahti võetud, tehtud seal paar muudatust 10 minutiga ja antudki konveierile põhimõtteliselt ülesanne sama autot veel vähemalt 7 aastat edasi toota. Tere tulemast taas kord kaaselema naisluksuri proovisõidu saatele. Uus GLE näeb välja ülimalt sarnane ja mis tal muutunud on niivõrd palju, et esiosas on tal nüüd olemas veidikema uuemad esituled, mis on muutunud suuremaks ja näeb ta välja tegelikult natukene veidram läbi selleni, aga samas midagi tuli ju muuta facelifti tarbeks. Lisaks olemas talle uued LED-matrix funktsioonid seal, uus kaitseraud, uue siluvõre koos hunnikus Mercedes-Benzi väikeste logodega ja uus tagapaneel, mis ühendab tagatulesid, aga mis näeb välja ka üsna mõttetu ja kogub see tolmu ja kriime, aga midagi tuli uuendada ja lisaks tal olemas väljalasketorud, mis on täiesti võltsid, sest et midagi ju ei tulnud uuendada. Tagaistujatel on jala ja pearumid all lahedalt ja tagumised istmed on elektriliselt reguleeritavad samuti. 630 liitrit mahub endiselt pagasruumi ja kerekuju on tal tegelikult üsnagi sarnane eelmise ehk viimase põlvkonna M-klassile, mis nimetati oma eluajal ümber juba GLE-ks, aga mis nägi ilmavalgust ligi 15 aastat tagasi. Olemas ta alati nelikveolisena, aga õhkvedrustus kuulub ikkagi parema varustuse hulka, et sinult ikkagi rohkem raha kätte saada, sest et sul raha peab ju olema, kui sa juba sellist autot ostma lähed. Ja kui sul raha on veel rohkem, saad sa osta endale GLS-i, mis on sisuliselt samasugune auto, aga paar numbrit suurem. Lisaks saadaval ta ka kupee kereversioonis. Ei tea, kas see auto on nii eriline, et vääriks lausa teist saadet. Vaevalt küll. Aga ilusam näeb ta küll välja kui tema kogukas vend. Interiööri ühendab endas 3 12,3 tollist ekraani. Eraldi kliimapaneel on olemas seal päris eraldi nuppudega ja väga kasutajasõbralik olemas must, bees, valge või uus pruunikas punane nahksisu. Ja tõesti mõjub see üsna värskendavalt ja täiesti kasutajasõbralikult võrreldes BMW uute UFO-laevadega. Mootoriruum on tal ka muidugi rikkalik, ainult USA turul saab teda ka 2-liitrise jõuallikaga, muidu alustab ta oma vaatemängu 3-liitrise rida 6 turbobensiiniga, millel pistikhübriidina 430 ja tavaliselt 381 hobujõudu. Diiselmootorine 3-liitrine turbodiisel rida 6 variatsioonis 286 või 367 hobujõudu. Ja nendel, kellel raha on ikkagi nii palju, et see suur raha osakaal on viinud mõistuse paigast ära, pakub Mercedes-Benz endiselt ka 4-liitrist V8 turbobensiini, mis kostitab sind 567 hobujõuga. Hinnad algavad tal 65 000 eurost ja kui sa mõtled, et kas uus GLE Coupé ja GLE on seda väärt, et oma praegune mudel välja vahetada, no siis kindlasti september on tulemas, mis tähendab, et iPhone 18 on ka tulemas ja ega selles ka eriti midagi silmanähtavalt uut pole, nagu ka selle GLE puhulgi. Aga moega tuleb kaasas käia, see on moe viimane sõna ja kui sulle meeldib Mercedes, meeldib sulle ka see auto. Kohtume tega juba nädala pärast senist kohtumiseni ja liigil ikka turvalisem.